Mina olen Andres Piirsalu, kindlustusseltside liidus töötan igapäevaselt ja täna tahaks teiega jagada natuke teadmist reisikindlustusest. Kindlustuses olen ma olnud aastast 1995 ja reisikindlustusega olen tegelenud alates tootearendusest kuni kahjukäsitluseni välja. Aga olen tegelenud ka väga paljude muude kindlustuse teemadega, nii et mitte ainult nagu reisikindlustusega, aga reisikindlustusest tean ka natuke. Ja lähima poole tunni jooksul proovin teiega kõike seda jagada. Et proovime, kuidas õnnestub see ekraani jagamine. Nii. Reisikindlustus siis. Et alustada sellest, et mille vastu see siis abi pakub, et kõigepealt kõige olulisem asi, miks reisikindlustust vaja on, et ta pakub kaitset ootamatust ja äkilisest terviserikkest välismaal, et kui ravikulud välismaal võivad olla väga suured, siis kindlustus katab need kulud. Sõltuvalt riigist ja sõltuvalt juhtumist võivad ravikulud osutuda väga kalliks kuni sadadesse tuhandetesse eurodesse välja, mistõttu seda võib öelda, et see on üks väga kasulik või vajalik teenus isegi lähiriikidesse rännates. Aga lisaks ravikulude kattele, mis on peamine, on siis võimalik kindlustusandjal pakkuda ka reisitõrkekindlustust ja pagasikindlustust, need on sellised tavapärased. Ja veel on võimalik siis teatud kindlustusandjate juurest pakettidest leida vastutuskindlustuse kaitse, mis siis annab kaitse sellisel juhul, kui te tekitate kahju kellelegi ja ta tahab teilt selle kahjusumma nõuda välja, nii nagu täna liikluskindlustuses Eestis, et kui inimene tekitab kahju, siis kannatanule maksab selle tekkinud rahalise kahju välja kindlustusselts. Lisaks on siis võimalik lisakatet taotleda töötamise puhul välismaal, et on ka selliseid juhtumeid, kus inimene on läinud välismaale tööle ja on juhtunud midagi ja siis selgub, et ei olegi reisikindlustust ja kulud võivad olla ravijuhtumi puhul väga kõrged. Ja siis ka kõrgema riskiga tegevusalade puhul kindlasti nagu, ma ei tea, mägironimine või luumelauasõit off-pist radadel ja kõik sellised asjad tuleb kindlasti ära nimetada ja need kindlasti tuleb eraldi kindlustada, et olla kindel, et ka selliste puhkudel kindlustus töötab hästi. Mida inimesed tihti ei adu ja võib-olla siis kipuvad eirama, on see, et reisikindlustus küll mingil juhul ei asenda riiklikku ravikindlustust, on ikkagi mõeldud välismaal olles ootamatu äkilise terviserikke puhul eelkõige ja mõned muud lisakaitsed veel, aga ta ei asenda ravikindlustust, aga ta täiendab, ja see on nüüd oluline koht, et ta täiendab riiklikku ravikindlustust, seda tervisekassa kindlustust, isegi kui teil on see tervisekassa ravikindlustuse kaart olemas, siis paraku ka Euroopa Liidu piires on juhtumeid väga palju, kus sellest ei ole piisavalt abi sellest ravikindlustusest, mida tervisekassa pakub. Näiteks inimene võib sattuda suusareisil erakliinikusse, kellel ei ole lepingut kohaliku riikliku ravikindlustuse süsteemiga ja seeläbi siis esitatakse raviarve, mis võib olla üsna kopsakas, esitatakse otse inimesele või siis väga kõrged võivad olla ka transpordikulud, eks, kui inimene transporditakse eritranspordina, aga näiteks kuskilt kallilt, eksootiliselt maalt Eestisse, siis see eritransport võib vabalt olla üle 10 000 euro, et olen kuulnud isegi kuni 100 000 kulu selle rea peal, et tasub mõelda, et isegi Soome ja Lätti minnes võiks reisikindlustus kaasas olla, ravikulude osas vähemasti.
täpsemalt, mida see siis katab, et noh, siin on see muidugi natukene detailsemalt lahti seletatud, aga tegelikult no, sain seda varem piisavalt võib-olla piisavalt juba seletada, et noh, see ka kõige halvem ka inimese hukkumise korral, eks ju, on need kulud inimese koju toomisel on väga kõrged, ka võivad ulatada sinna sadadesse tuhandetesse välja. Vältimatu arstiabi, nagu öeldud, lisatransport, Eestisse transportimine, ka saatja, kui see on vajalik reisimine sinna ja tagasi ja majutus on kaetud tavapäraselt selle kindlustuskaitse ulatuses. Ja siis põrmu koju toomine või koha peal matmine on samuti siis selle paketi sees. Nüüd, kui rääkida lisakaitsetest, siis noh, ka alustades reisitõrkest, siis noh, kui juhtub kodus midagi kellegagi seal jääb haigeks või inimene ise jääb haigeks või siis noh, seal vahelend kuskil pidi olema, aga jäi ära, sest ilmaolud olid halvad või midagi juhtus või siis ka kodust välja sõites kuskilt Lõuna-Eestist buss läks katki ja ei saanud lennukile või mida iganes see kõik on siis katte all ja mul on endal ka siin hiljuti olnud selline juhtum, kus jäin grippi paar päeva ennem seda, kui oleks pidanud reisile minema ja siis kindlustusandjale esitasin arstitõendi, siis kuludokumendid, siis broneeringud ja siis ka kõik selle kirjavahetuse, kus siis need teenusepakkujad kinnitasid, mida nad saavad mulle tagasi maksta ja mida mitte ja sain selle tulemusena päeva-paari pärast siis selle tehtud kulutuste summas hüvitise kätte. Et nii lihtne see siis nagu oligi. Noh, neid dokumente oli muidugi palju, mis oli vaja kõiki neid lennupileteid ja asju, aga noh, sai korda. See oli lihtsalt täiendav tegemine minu poolt siis. No ja muidugi kõik kuriteod ja õnnetused ja niisugused asjad on seal tõrkekatte all ja noh, erikokkuleppel tasub üle rääkida, et kas see loodusõnnetus või selline kaitse ka, kas see ka kindlustuskaitse sinna laieneb, kui mitte, siis soovitavam need kõik need lisakatted ikkagi ka siis juba peale võtta. Noh, olgu toonitatud, et reeglina peab see ikkagi olema kõik ettenägematu sündmus, et mitte nii, et noh, ma tahtsin lihtsalt mitte minna sinna reisile või mida iganes, et siis see ei ole, noh, see ei ole kindlustusjuhtum. Ja noh, kui juba oled reisil ja tekivad need kulud, siis need, mida ei saa kasutada, need kulud siis hüvitatakse ja kui ei ole veel alanud, siis nagu ma enda näite puhul tõin, siis kõik need kulud, mis ma sain ära tõestada, et mul on kahju saanud, siis need kulud hüvitatakse reisitõrke kindlustuse kaitse alt. Nüüd pagasikindlustus on ka see teine lisakaitse, mis on üsna populaarne ja mis võib-olla tavainimene mõtleb, et see ongi peamine, mis pärast reisikindlustust tarvis on. See kindlasti ei ole peamine, nagu ma siin ennem ütlesin, et pagas on ka väärtuslik, aga selle kadumine ei too kaasa eraisiku pankrotti, küll aga võib kaasa tuua siis, kui oled õiges kohas õigel ajal ja saad nii-öelda õige ravijuhtumiga pihta ja peab maksma sadu tuhandeid selle ravi eest, siis see on ikkagi väga suur põnts, et seetõttu need muud on ikkagi mõeldud nagu lisakaitsena. Aga neid juhtub muidugi palju sagedamini kui seda ravivajaduse teket. Aga ilmselge, siis kui pagasikaitse on võetud, siis see kaitseb siis tavapäraste juhtumite vastu, et hävimine, kaotsiminek, vargus, hilinemine. See hilinemine on üks väga oluline asi selles mõttes, et inimesel võib olla mõni väga tähtis üritus, kohtumine, mis iganes kuskil ja siis on järsku selgub, et tal ei ole sokki jalga panna või lipsu ette või ülikonda ei ole, et siis on tegelikult võimalik nagu seda lisakaitset kasutada, et saaks minna ikkagi õigel ajal kuskile, kuhu on vaja nagu mingit varustust kaasa võtta nii-öelda. Et siin ongi see, et kui on juhtum, on üle 4 tunni ja sa tõesti pead minema kuskile, siis sa saad selle nagu ka kahjuhüvitise nagu pagasikahju alt.
taotleda pärast tagasi. Alguses ilmselgelt peab inimene ise selle kulu tegema, eks, et ja kuludokumendid kõik alles hoidma. Nüüd kehtivusala on ka üks oluline osa reisikindlustuse juures, et tavapäraselt on kaks alternatiivi, kas Euroopa või kogu maailm, aga tasub iga kindlustuspakkuja juures täpsustada, et kas need on ainult need katted või on seal võib-olla veel mõni ja veenduda, et see riik või need riigid, kuhu te lähete, kindlasti on lepingus ära nimetatud, et see on, kuulub selle piirkonna hulka, et on olnud siin näiteks selliseid variante, et kogu maailm välja arvatud Ameerika Ühendriigid või kogu maailm kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid, et seal Ameerika Ühendriigid on natuke teistsugune keskkond ja seal on kulunumbrid on ka hüppeliselt suuremad, seal hulgas ravikulud, et sellepärast see on mõnikord eristatud. Nüüd kindlustussumma ja omavastutus, mis on ka olulised näitajad, et kindlustussumma on siis maksimaalne hüvitatav summa ühe juhtumi kohta ja see loogika peaks olema selline, et ta peaks katma ära selle mõistliku võimaliku kahju, et ja ravikulus kindlustuses, nagu ma siin ennem juba kirjeldasin, võib see summa olla väga, väga muljet avaldav, et mistõttu soovitatakse, et kui Euroopas reis on, siis minimaalselt võiks see kindlustussumma olla 50 000 eurot ja mujal maailmas reisides minimaalselt 100 000 eurot, aga see on miinimum, et on siin kindlustuspakkumisi, mis on kindlustussummaga 1 000 000 eurot, aga see 1 000 000 eurot ei maksa nagu ära kohkuda, et see kindlustuspakkumine 1 000 000 eurot ei tähenda seda, et see tingimata see kindlustuspakkumine on väga suur kulu, et kahtlemata ta seda ei ole, et kui nagu mõelda selle peale, kui palju te kulutate reisi peale üldse, välja arvatud need odavlennupiletid, kui te saate, eks ju, aga kui niisugune tavaline reisipakett on ikkagi seal vähemasti 6-kohaline arv, eks ju, kui mitte, vähemasti 3-4-kohaline arv, kui mitte rohkem, eks ju, 3-4-kohaline arv, et siis seal ikkagi see suurusjärk on väiksem, et tasub pakkumisi vaadata ja mõelda, et aga eeskätt oleks see soovitus, et ravikulu osas oleks kindlustussumma piisav ja pigem natuke konservatiivsem, kui väheks jääb, et mis siis saab, kui see operatsioon või mingi meditsiiniteenus maksab seal 200 000, eks ju, aga teil on võetud kindlustussummaks ainult 50 000 eurot, et siis on väga pahasti tegelikult, eks. Ja pagasi ja tõrke puhul on siis enda valik, et kui palju see maksab kõik, eks ju, selle järgi peab siis kindlustussummat vaatama, kindlustusandjatel on mingisugused konkreetsed paketid või valikud olemas, et kõige lihtsam on mõnda neist sealt siis valida. Ja siis on alamlimiidid, mis ilmselgelt rakenduvad teatud juhtudel, et ja need, mis on siis nagu realistlikud kulud, et hambaravi ei ole võimalik 100 000 ulatuses võtta, et siis selles osas limiidid kehtivad, aga tuleb vaadata üle, et need teile tunduvad ka mõistlikud, et kui ei tundu, siis tasub vaadata ringi võib-olla mõnda teist pakkumist või siis kindlustusandjaga lihtsalt rääkida üle see asi. Omavastutus on siis see osa vastutusest või kahjust, mis klient peab ise kandma. Et seda saab ise valida. Seal ei ole küll nagu valiku koht ei ole see, et kas ma võtan 150 või 170, aga kindlustusandja pakub välja teatud valikud. Ja sellest sõltub kaks asja. Mida suurem on omavastutus, seda soodsamaks läheb kindlustuslepingu maksumus, aga tuleb arvestada, et kui kahju juhtub, siis kahjusummast võetakse omavastutus maha. Näiteks kui mul on sõlmitud pagasikindlustuse leping kindlustussummaga 500 eurot ja ma ise olen võtnud selle omavastutuseks näiteks 100 eurot omavastutuseks. Siis kui juhtub täielik kahju, et pagas lähebki kaduma ja see ongi väärtuses vähemalt 500 eurot, kui mitte rohkem, siis kindlustusandja hüvitab mulle 400 eurot. Miks? Sellepärast, et kindlustusandja arvestab, et klient ise ehk mina siis sõlmisin kindlustuslepingu, milles oli omavastutus 100 eurot ehk 500 miinus 100 ja ongi
hüvitis 100 euro võrra väiksem ehk 400 eurot, aga kui omavastutusest rääkida, siis tavapärane kindlustusleping hõlmabki nii kindlustussummat kui omavastutust, aga reisikindlustus on siin on natuke erandlik, et kliendil on ka võimalus valida selline reisikindlustuse leping, kus omavastutust ei ole, mis on küll nõksa kallim, aga selle võrra muret vähem, et ise ei pea kandma kahju siis, kui kahju tekib. Kindlustusperiood, et see on siis see periood, mille juures siis, kus me siis saame öelda, et siit algab see kindlustuskaitse pihta sellel päeval, sellel kellaajal ja siin sellel päeval, sellel kellaajal see kindlustus lõppeb, et kõik see, mis selle ajavahemikku sisse jääb, kõik need kindlustusjuhtumid katab reisikindlustuse lepingu raames ära. Mis on oluline, on mainida, et reisitõrkekindlustuse puhul mitte võiks, vaid tegelikult tulebki arvestada, et reisitõrkekindlustusleping tuleb sõlmida vähemalt 72 tundi ennem seda, kui reis pihta hakkab. Tegelikult on soovitav kohe, kui te teate, et teil on nagu tulemas mingi reis, et siis kohe tegelikult sõlmida reisikindlustus tervikuna ära, et see on muret vähem. Miks see nii on see, et vältida selliseid olukordi, et tegemist ei ole nagu ootamatu ettenägematu sündmusega või siis on inimene nagu jutumärkides pahatahtlikult nagu siis vaadanud, et nüüd ma jäin haigeks, aga ma ei teinud seda reisikindlustuse lepingut, eks. Et aga kui prooviks niimoodi suli teha, et ütleks, et mul tegelikult reisikindlustus hakkab pihta hiljem, kuigi tegelikult ta algas varem, see reis tähendab. Et ja siis ma jäin haigeks näiteks, ja siis kindlustus kuidagi hüvitab mulle mingisugused asjad seal ära, et selliseid nagu nii-öelda probleemsete olukordade vältimiseks on see nõue kehtestatud siin. Aga mis on oluline kindlustusperioodi juures on see, et saab sõlmida konkreetseks reisiks, aga saab sõlmida reisikindlustust ka nii-öelda aastase korduv reisikindlustusena. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui inimene reisib sagedamini, siis tasub selle peale mõelda, et ei pea iga kord minema eraldi seda reisikindlustust otsima, vaid sul on aastane leping, ja mis katab teatud päevade ulatuses sinu reisid aasta jooksul, et täna näiteks lendan Brüsselisse, homme lendan Londonisse, mitte homme, aga järgmine nädal näiteks oletame ja siis suvel lähen perega, ma ei tea, kuskile Barcelonasse, et ja siis on see, et on mitu reisi näiteks inimesel, et siis on lihtsam, et ei pea iga kord otsima seda konkreetse reisi jaoks seda kindlustust. Ja see korduv reisikindlustuse kontekst töötab ka tegelikult nende krediitkaartidega, kellel on nagu reisikindlustusega krediitkaardid, et need on ka, sarnaselt on siis aastane pakett, Ja mis on tavaliselt välistatud, tundub, et see välistatud rida on nüüd üsna pikk, aga tegelikult kui niimoodi lugeda neid niimoodi, siis suur osa sellest on triviaalsed ka, mis siin on, et kindlustussummast oli juba juttu, kindlustussumma on see piir, omavastutus on või ei ole teda kokku lepitud. Ja tahtlus on selline üleüldine ju loogiline juhtum, et siis ei saa olla tegemist ootamatu ja äkilise ja ettenägematu juhtumiga, kui inimene ise tahab midagi kokku nii-öelda korraldada, et tegelikult suur osa nendest välistustest on niimoodi üsna triviaalsed ja loogilised, ma kõiki neid siit ette ei loe, aga need on sellised levinud välistused rahvusvahelises plaanis ja Eestis ka, et siin ei ole selles mõttes midagi väga pikalt arutada. Ja teisipidi, mida see siis ikkagi kõik kokku tähendab, on see, et meil on tegelikult Eestis päris
päris hästi on, et meil on tehtud, eelmisel aastal on tehtud tarbijauuring, inimeste käest küsitud uuringufirma poolt, et kui paljud inimesed siis täna sõlmivad reisikindlustuse lepingu, kui nad lähevad reisile. Ja see number kokku on 85%, mis on päris rõõmustav, et noh, et ikkagi ainult suhteliselt väike osa on neid inimesi, kes üldse reisikindlustust ei tee, kui välismaale lähevad. Ja noh, muidugi see on see siis nii-öelda riskigrupp, et siis tulevad meil aeg-ajalt kindlustusseltside liitu teated selle kohta, et jälle üks inimene ilma reisikindlustuseta vajab konsulaarabi kuskil välismaal, et ravikulud ära katta, et teda ka saaks kuidagi koju toimetada ja siis võetakse välismaa, siis meil saatkonnast võetakse siis lähedastega ühendust ja püütakse seda raha otsida, et ta saaks koju, eks, või vastavalt ravi, et päris hullud lood on mõnikord juhtunud tänu sellele, et inimesed ei ole võtnud seda minu arvates üsna hügieenitoodet, mõnikümmend eurot tükk, eks ju, kui sa ühest Euroopa reisist nädalasest räägid, eks, et ravikulude osas näiteks ei ole võtnud ja noh, siis ongi häda käes, et tegelikult see mingil tasemel see ravikulu osa on igal juhul vajalik, sõltumata sellest, kuhu inimene läheb ja mida kaugemale läheb, seda rammusam see võiks olla see kindlustuspakett, et kaitseks, kui peaks midagi juhtuma. Eestis on konkurents on üsna tihe, et 11 kohalikku kindlustusandjat pakuvad reisikindlustust. Lisaks on veel reisibüroode kaudu piiriüleselt pakkujaid ja siis on veel need piiriülesed mõned pakkujad, kes pakuvad krediitkaardi kõrvale seda, et selles mõttes valikut on ja noh, tasub uurida, et kus need pakkumised kõige sobilikumad tunduvad, ja võib-olla see tuleb natuke nagu üllatusena, aga me mõni aasta tagasi kogusime kahjujuhtumite kohta andmeid ja sellel hetkel oli see ligi 30 000 oli see kahjujuhtumite arv reisikindlustuses, täna on ta kindlasti üle, sest reisikindlustusmahud kasvavad kogu aeg. Et üle kui 30 000, noh enamus on nendest ilmselgelt sellised väiksed pagasi ja võib-olla reisi ärajäämise kahjud ja võib-olla ka mingid väiksemad sorti ravikulude kindlustuse juhtumid, nagu mul endalgi on olnud üks selline väiksem asi kunagi siin Soomes, kus ma siis maksin ise ravi eest seal äkki oli 100 000 eurot ja pärast esitasin tšeki reisikindlustajale ja sain selle raha tagasi. Ja kindlustusandjad hüvitasid eelmisel aastal kokku reisikindlustuses 17 miljonit eurot, nii et kahjusid paraku juhtub ja kokkuvõttes kogusumma on ikkagi märkimisväärne. Ja mispärast ma ütlen, et reisikindlustus Eestis töötab kenasti, on see, et meil on Eestis olemas selline asutus meie juures nagu kindlustuslepitusorgan. See on siis kindlustusseltside liidu juures EKSL.ee. See asutus siis on mõeldud selleks, et lepitadagi vaidluse korral kindlustuse klienti ja kindlustuspakkujad ja seda siis teevad neutraalsed asjatundjad, mitte meie ei korralda seda. Ja reeglina need vaidlused ka lahenevad positiivselt, aga miks ma seda räägin, on see, ja miks ma väidan, et töötab hästi, on see, et meil on ikkagi märkimisväärne hulk nagu neid juhtumeid ja siiski kaebuseid on selles pildis vaadates on ikkagi väga, väga väike hulk, et see on nagu minu selline lühikene kokkuvõte reisikindlustuse kohta ja slaidide puhul on siin veel taga on ka allikad, kust see kõik pärineb ja mina tänan ja loodan, et oli sellest kasu, mis on kindlasti oluline ära märkida, on see, et reisikindlustus
igal vastutustundlikul inimesel, kui ta läheb kas või Lätti või ükskõik kohta välismaale reisile, vähemalt ravikulude osas peaks kõigil taskus olema, et vältimaks seda, et ei teki väga suuri raviarveid. Aga muidugi soovitan ka vaadata, kas on tarvis reisitõrkekindlustust või siis mitte. Aitäh!